kallis kuulaja, mikrofon on praegu Merekooli Tartu filiaali ruumes. Istume ühe laua taga praegu jõelaevanduse, laevanduse sellise suurkujuga, kelle käe alt on väga paljud tänased laevarooli keerajad oma esimesed teadmised või siis vahepealsed teadmised või üldse teadmised saanud. Ja see inimene on kõigile selle valdkonna inimestele hästi tuntud ja teatud Lembit Põld. Tere, Lembit! Tere päevast! Kuidas ametlikult praegu tiitel on, et kuidas peaks nimetama, et Merekooli praeguse kontekstis? Merekooli kontekst oleks ikka lihtsalt õpetaja, erialaõpetaja. Ütleme ka, et kuna me seda usutlust või juttu teeme, on augustikuu viimased päevad ja praegu viimased Merekooli astunute avaldused tulevad siis ripurada pidi lauale. On tulnud avaldusi ja on tulnud telefoni helinaid ja on tulnud sõnumeid, no kuskil on kokku siis 10 ja 15 vahel, see on kena saak sügiseks. Tavaliselt on hiilgeaegadel olnud 20 ja isegi rohkem, aga näljaaegadel on juhtunud niimoodi, et siin 3, 4, 5, 6, 7. Millest see tuleb, ega ette ei teagi, et vahetevahel neid inimesi siis nõnda vähe on? Vaat nüüd jõuame selle juurde, et elu on puhas juhus, pool vähemalt. Et kuidas juhtub, ei ole mingit, võib-olla see, et vaesematel aegadel inimesed pidid rohkem tegelema sellega, et hinge sees hoida tööga ja ei olnud õppimise peale nii palju aega. Vaat vahepeal läks päris normaalseks elu ja siis tuli rahvas palju, eriti viimased aastad. Eelmine aasta ja üle-eelmine aasta ja üle-eestmine aasta ja siis jätkus rahvast. Aga mida raskem on toime tulla, selleks peaks jälle rohkem tööd tegema ja ring on täis. Ega jätkugi kuskil lõpetamiseks. No vaat ongi, see on nendele inimestele, kes päris kohe nüüd asjaga väga täpselt kursis ei ole, et Merekooli Tartu filiaalis saab siis õppida siseveelaeva laevajuhiks, madruseks ja motoristiks. Mitte täpselt niimoodi. Saab õppida 2 aasta tulemusena siseveelaeva juhiks, see on ohvitser. Sinna juurde tuleb veel vanem madruse tunnistus esimesel kursusel ja sinna juurde tuleb vahimotoristi tunnistus. Ja need 2 ametid on mere peal sõitmiseks väga head, sest see paber annab võimaluse sõita nii sisevetel kui välisvetel, aga sõita kas või madrusena ja motoristina mere peal, see on umbes 2-kordne sisemaa inimese palk, nii et kui sa seal sõidad mõned aastad, siis on päris normaalne. Selge, aga Lembit, teil nüüd endal algas see elutee ja mere ja vee ja laevadega kõigepealt millisest eluhetkest üldse? Täpselt mäletan, see oli 1963 palav suvi, et Türi kesklinnas sai kokku grupp, no palju meid oli seal, 6, 7, 8 noort poissi ja igal ühel oli mure, mis sügisel saab. Minul oli asi selge, kuna me õppisime keskkoolis saksa keelt, siis mind oli juba seakomissariaadis pandud kirja, et lähen Saksa Demokraatliku Vabariiki piiri valvama. Ja siis selle vestluse käigus tuli niisugune selgus, et kui lähed Merekooli, et siis antakse pikendust või üldse ei ole vaja minna. Mina mõtlesin, aga milleks siis? Ma teen avalduse ja saadan siis Tallinnasse ja proovin vähemalt. Ja neid proovijaid oli siis 2 tükki. Mina ja Siht Toomas ja vaat imed kuskil augustikuuses tuligi kiri koju Türis, et te olete vastu võetud. No see muutis kogu elu, tähendab oli kokku võetud 3 aastat. Ei läinud kaduma selle sõjaväeteenistusega. Ida- ja Lääne-Saksa piiri valvata. Ja peal selle piiri valvata. Sügisel Merekooli esimesed 2 nädalat oli meil kolhoos, et kartuleid Haapsalu rajoonis. Kartuleid võtta ja hobustega sõita seal ja see huvitav oli see. Ja seal siis kuskil Merekoolis 5 aastat ja nii edasi. Sellest juhusest
et me ise leidsime selle, et see võiks olla niisugune normaalne käitumise mudel antud juhul, et mitte kaotada aega. Niimoodi, ja juhus tahtis, et me saime merekooli 2 tükki, aga ülejäänud ei saanud. Nemad andsid kõik avaldused, aga siiski ei. Ma vaatan, et mitte kõik, aga vähemalt 4-5 tükki andsid. Mille järgi seal siis toona otsustati, need olid ikkagi õppeained, pidid olema teatud õppeained, mis pidid head olema või mis selle otsustamise kriteeriumiks oli? Ja nii palju, kui ma mäletan, siis tähendab, lõputunnistus oli vaja ära saata ja nad vaatasid siis selle tunnistuse järgi, hinnete järgi. Mulle isiklikult oli päris üllatav, et ma sain sisse, sest umbes konkurss oli niimoodi, mis ta oli seal, ligi 3 inimest koha peale. Sest süsteem oli niimoodi, et võeti vastu 90 tüürimeest ja 90 mehaanikut. Aga siis 90 tüürimeest oli üks grupp, 30 inimest, Eesti grupp, eestlased ja Eesti õpetajad ja 2 gruppi oli siis vene omad, vastavalt sellele, et neid oli hulga palju rohkem. Et õppetöö toimus siis eesti keeles? Alguses eesti keeles ja aeglaselt minti üle, nii et 2. ja 3. kursusel siis juba me rääkisime vabalt. Ja sina olid tüürimees, hakkasid õppima tüürimeheks? Ei tulnudki pähe, et hakata poltegi ära. Ei, seda ei tulnud? Jah, tüürimehe amet on hästi meeldiv igas mõttes, et sa ei pea olema selle mürina ja selle õli ja kõik sellega koos. Tüürimees on üleval laeva kapteni sillal, kes jälgib seda, et laevaga sõites ankrus, kalda ääres, kai ääres midagi juhtuks, tüürimees. Seal kuskilt läheb mööda 10-15 aastat, siis on sul juba kapteni saamise võimalus. Aga tüürimees on niisugune hea lahe amet, et sa täielikult ise ei vastuta oma vahi eest. Vaht lõpeb ära, siis tuleb teine tüürimees, et tema vaht. Kui nüüd vahele täiesti asjasse, no ikkagi natukene puutub, aga täiesti teine ooper, aga kohe ärge kuulajad muretsege, tuleme õige raja peale tagasi. No on see võimalik siis, et sa sõidad suure laevaga ja sul ankur on vees ja sa ei pane tähele 50 kilomeetrit järjest, või mitukümmend miili järjest, et see esu sul lohiseb? Nii nagu hiinlased väidavad. See on väga hea küsimus. Ankur on siis laeva külge kinnitatud ankruketiga, hästi tugevaga, ja see kett on siis laeva külge kinnitatud 3 lukuga maakeeles. Ja need 3 lukku peavad olema siis kinni. Kui laev läheb merele, siis pannakse esimene vintpidur, siis lintpidur ja siis veel mingi pidur või 2 ketti pannakse, tõmmatakse 2 ketiga kinni. Nii et praktiliselt ei ole võimalik, et ta ise lahti läheb, kui on 3 tükki peal. Kui jääb peale 1 vintpidur, lintpidur jääb peale, lintpidur, mis on käsitsi, siis ütleme, juhitakse pootsmani tähelepanu kõrvale ja ta unustab selle, et ta jättis 1 piduri peale. Aga ma arvan, et peaks olema juba niimoodi, et on üleval sillas fiksaator, mis näitab, et kuidas see pidurit on. Ega see on pidur kinni või lahti. Kui nüüd unustab selle kinni ülejäänud pidurit peale keeramata, siis võib juhtuda, et vibratsioon ja kõik võivad sellega alla lasta ankru. Aga nüüd võttes arves seda, et tankerid on hirmus pikad, 250-300 meetrit, võib ka mitte tähele panna seda kukkumist. Aga nüüd, kui ankur on vees, siis tüürimees hoiab kogu aeg kurssi. Ta kontrollib kogu aeg laeva asukohta ja kurssi. Ja nüüd, kui laev hakkab millegi pärast kõrvale kalduma, ta peab selgitama mille pärast. Lihtne võimalus, et tuul puhub. Tuuletriiv või hoovusetriiv, seda ta kontrollib. Aga kui neid kumbagi ei ole ja laev ikka kuskile tirib. No kui parem ankur, siis paremale, vasak ankur, siis vasakule. Et märkama peaks. Ja no, laeval on võimu küll, et ta ikkagi suudab tirida seda ankrut mööda põhja, et muret ei ole selle. Tankeril on nii suur mass, mitusada 1000 tonni, no ja ankur on ka seal 20 tonni ja kett on ka seal
kuskil 10 tonni ja suur mass, et see võib mööda põhja võib-olla isegi liikuda. No aga nüüd jälle, et ei ole võimalik, et vahi Türimees üle seda ei märka. Võib juhtuda, kukub alla, hea küll, ma ei ole kunagi kuulnud. Ma arvan, et paljud, kes kuulevad meremehed, ei ole ka kuulnud seda, et kurat, kuidas ankur huugub. Aga nüüd tuleme tagasi sinna 60, oli see 3. või 4. 63. aasta, siis sõid merekooli sisse ja Türil sündinud ja kasvanud või poisina, et see meri siis igapäevane asi ju ei olnud üldse. Kui palju te kooli ajal juba selle merega konkreetselt saite pistmist teha, et sinna mere peale sõitma minna? Ma kardan, et see merekogemus oli lähedane nullile. Ma võib-olla olen Pirital käinud ja suplemas kindlasti, aga et ma oleks kaadriga või paadiga või enam laevaga mingit kogemust omanud ei olnud. See oli jälle korda puhas juhus, et niisugune asi juhtus. Ja minust saigi meremees ja hädaspidi siis siseveelaevnik. No aga kõigepealt siis, kui merekool läbi sai, oli 5 aastat. 5 aastat, jah. Siis esimene töökoht oli milline? Esimene töökoht, natuke täpsemalt, kui merekool lõpetatakse, siis tehakse õpilastest nimekiri vastavalt õpitulemustele ja kes halvasti, kehvasti õpivad, need allapoole. Ja nüüd olid siis kohad, kuhu sai jääda. Tallinnasse sai jääda igale poole, kuni sinna Musta merele ja Valgele merele ja Kaug-Itta, sul oli valida. Esimesed 10, 20, 30 poissi said valida. Ei olnud niimoodi, et sundkorras. Oli võimalus valida. Mina näiteks ei jäänud Eestisse, ma oleks võinud Eestisse jääda. Sina said valida, kui tahtsid? Mina valisin ja mina ei valinud mitte selle 3000, aga valisin 6000 ja palk oli suurem. Väga tore, meil on laua peal, siin on fotod nendest laevadest ja me saame headele vaatajatele, kuulajatele pärast nüüd näidata ka, et esimene oli siis 6000 laev. Kaubakandevõim 6000 selle lähedal ja need on siis metsaveolaevad, mis suvel vedasid põhiliselt metsa mööda põhja Valgest merest, ütleme Euroopasse ja varustust ida poole, Siberisse. Ja talvel, kui see oli kinni külmunud Valge meri, siis läksime Afrikasse, Ladina-Ameerikasse, Kanadasse, Euroopasse igale poole. See oli huvitav. Eesti laevad ei käinud nii kaugel, nad käisid ainult Euroopa ja maksimaalselt Lääne-Afrika. Aga sina said siis sõita üle terve planeedi peaaegu. Ütleme poole. Üle poole, jah. Aga selle 6000 laeva peal, mis selle nimi oli? Seal on siis... See on Vostok 5. See on Vostok 5 ja see on Kotlas-Less. Aga laevapere suurus siis selle Vostok 5 puhul? Laevapere kõikus tol ajal 35 ja 38 inimese vahel. Väga suur arv tänapäevaga võrreldes, 35 inimest. Aga seal oli isegi remondimehaanik, remondimotorist peal, kes tegelesid ainult remondiga näiteks. Ja see algus algab siis niimoodi, et noor lembit põld tuleb Vostok 5 peale ja tere või... Ma sõisin alguses Eesti laevanduses. Aha. Alguses Eesti laevanduses üle 2 aasta ja just nende kandejõu 3000 tonni ja see antud on siis Haapsalu. Peale selle siis oli Pest ja Viljandi ja need on siis ehitatud Ungaris. Ungari on sisemahal, aga Ungari ehitas laevakorpuse valmis ja tiris nad siis Saksa Demokraatliku Vabariiki Varnemündesse ja seal siis ehitati lõpuni suurepärased laevad Euroopa sõiduks. Ja seal olid 2 aastat siis? Isegi võib-olla natuke rohkem, sest jah, kuskil niimoodi. Ja nemad sõitsid ainult siis Euroopa liini, aga nendel olid piiramatult ja võisid sõita kus tahas. Eriti mitte huvitav, aga
kes armastab tormi ja tuult, sõitku siis talvel Kanadasse. Jah, sõitku talvel Kanadasse, siis näeb seda õiget merepalet. Aga kui olid enne just Pirital, olid nagu Pirital ujumas käinud, ega merest ju muud palju ei teadnud, et milline see esimene sinu korralik torm oli, mille peal see oli siis? See esimene torm on kahesti meeles. Esimene praktika oli meil purjelaevas. Lõpetasime esimese kursuse ära ja nüüd tuli suvevaheaeg. Ja mitte seda raisku mitte minna, siis läksime kohe purjelaeva peale praktikat tegema. Ja praktika oli siis esimene 6 kuud ja purjelaev oli 3-aastine brigantiin ja see oli kõikidel merekoolidel olemas. See oli Tallinna merekoolil, Riia merekoolil, Vilniuse merekoolil. Ja siis sõitsime selle kõikides Balti mere sadamates, mis olid Nõukogude Liidu omad tol ajal. Ristlesime nii-öelda ja õppisime. Loomulikult mul on isegi silmade ees see trapp, kuidas ma lähen Tallinna sadamast, astun trapi peale ja üles selle peale, niimoodi Veega peale. Laeva nimi, purjelaeva nimi oli Veega, aga juhtus niimoodi, et meil vedas, sest purjelaev Veega pidi minema Loksa remonti ja siis ta tõsteti vahepeal paariks nädalaks välja ja me saime selle kogemuse ka, et mis see remont tähendab purjelaevas. Ja üks tähtsamaid asju, et siis kivist ballast oli pandud talle trümmidesse alla. Üleval on kahjutid, aga kõige alumine oli siis kivipallast ja moodustasime siis ahela ja hakkasime välja neid kivisid. Kui tegime puhtaks, siis tagasi ja niimoodi edasi. Nii et möödus 6 kuud ja siis tehti eksam ja mina sain siis eksamil vanem, tollal öeldi esimese klassi madruse tunnistuse. Aga nüüd vahepeal, ma ei mäleta nüüd, igatahes suvel istusime üleval avatekil, ilus päikesepaistel ilm ja õppisime tegema sõlmesid. Midagi niisugust pudi-padi seal, Postmani juhendamisel. Mina vaatan, et vahetevahel üks poiss kargab püsti ja jookseb ahtrisse. Teine poiss jookseb ahtrisse, et midagi on jama. Järsku tunnen, et mul läbime likuks ja mina ka ahtrisse. Võt see oli esimene ja viimane kord. Oli siis merehaigus võib-olla 2-3 tundi. Tundsid, et on. See kadus ära ja sellest ajast peale võib-olla ainult kui satud ränka tormi, et lähed sadamast välja ja ränka tormi satud kohe. Aga kui nii aega mööda, siis ei ole midagi tunda olnud. Et tasapisi koguneb, siis pole hullu? Ei, tasapisi koguneb, siis pole hullu. Aga ma tean ühte, ma mäletan ühte Tüürimees 3, kes oli üldse kannatanud lainetust. Väikene lainetanud, talle oldi kogu aeg paha. Ise ma mõtlesin, ma madrus siis, kuidas ta vastu peab niimoodi, et kogu aeg keerab, no, et lõped ära. Ja. Peaks ikka kergema töö võtma. Ja mis ennast tapad. No ju ajaloost ju teada väikest. James Cook oli see, kes kogu aeg avastas maid ja oksendas kogu aeg. Ja, selge. Nüüd juhtub igasuguseid inimesi, aga üldjuhul olid kõik merehaiguse suhtes peale mõnda aega talutavas seisundis, ei olnud midagi hullu. Aga seal on kaks eri varianti. Ühed merehaiguse tagajärvel tekib suur söögisu, nad hakkavad sööma. Ja teised söögisu kaob ja on paha. 2 varianti. Ja sul ei olnud siis kumbagi? Ei, ma olin normaalne. Umbes. Selline keskmine. Aga just see Kanadasse talvel sõitmine, et seda sa said ka omal nahal siis proovida? Me isegi kaotasime esimesel trümmilt osa propse, need on siis paberipuidu või nõuksed, 1,5 meetrit. Raudvõrguga oli pealt kaetud, kinni tõmmatud ja presendiga ja lõhkus lahti ja pidime siis triivi jääma ja siis see oli 1 kord, aga rohkem ei tule intsidente meelde. Siis selle kohta, et kaotasid osa laadungist, tuleb teha mereprotest, et see ei sõltunud meist, et me tegime kõik selleks, et ei juhtuks mereõnnetust, et laadung kõik on kinnitatud vastavalt heale meretavale. No me tegime siis hea meretavaga, see
ei pidanud sellele, võrk ei pidanud sellele lainetusele vastu ja siis pidi teda uuesti pingule tõmbama. Aga osa, no ütleme, võib-olla sealt 1/3 läks libises maha, ennem kui me saime pidama ja kõik. Suur laev see oli siis? See oli Vostok 5, vaat seesama. Jah, seesama. Ja ta on selle parda kõrgus ja pikkus on seal ikka päris korralik, et see torm pidi olema siis ka ikka päris mehe mõõtu. Oli küll mehe mõõtu. Kapteni sild tavaliselt loetakse 6 meetri kõrgusel. Et kui sa oled kapteni sillas ja oma silma kõrgus on 6 meetrit, no võib-olla sealt 7, võib-olla 5, midagi niimoodi, aga loetakse tavaliselt 6 meetri kõrgusel. Kui need Põhja-Atlandi laine tulid, ega me olime siis täitsa seal laine põhjas ja vaatasime üles, et kus see laine harju on, et lained on ikka 2 korda kõrgemad, ütleme siis 10-12 meetrit. Aga see ei olnud eriti hull, sest me hoidsime alati nii palju, kui oli võimalik niisugust kurssi, et laeva lengerdamine oleks väiksem ja metsalaadungiga laev püsib hästi kursil ja kõigub vähem. Metsamast on kergem. Üleval pool veeliin ei ole nii palju raskust. Jah, üleval pool ei, ta on nii parajalt metasentil, hea küll, seda ei teata. Jah. Aga ei, seda sa igapäevaselt ju õpilastele räägid, õpetad, et mismoodi see paigaldada. Seda ma ka räägin, et kui on puidulast, siis on laev hästi sujuvalt ühelt pardalt teisele aega mööda. Sul on aega kinni võtta, et ei kuku pikalt. Võib-olla 45 kraadi, 45. Ja kõige kehvem kraam, mida vedada, on siis ikkagi vedelikud ja puistaid. Kõige kehvem oli viia meil Rootsi, see võis olla ka Viljandi, see 3000. Panime teras lehtesid rulli, no kuskil siin 1,5 meetrit trümmi põhja ja sõitsime välja Tallinnast. Meil oli praktiliselt sile, aga laev kõikus. No vaat samamoodi, et 45 paremal ja vasakul. ja niimoodi siis loksudes jõudsime Stockholmi, mul on meeles see. Need rullid lihtsalt siis reisisid seal edasi-tagasi? Ei, see on nüüd madruste hea merepraktika, ei tohi midagi lasta, kõik peab olema kinni tõmmatud trossidega ja siis kettidega ja lintidega ja merel öeldakse, laev tehakse mereklaariks, enne sadamast väljaminekut tehakse laev mereklaariks, seal lauldakse ka ankrud, ennem kui läheb välja, tuleb laeva peale, sadama võimud kontrollib ka veel laeva, kained on inimesi, laevad, kõik on kained. Ega seal peavad siis kõik ikka peavad olema kained, mitte et ainult need, kes juhivad? Vahiteenistuses, jah, kui vaba vaht olid, ega laevas ei olnud, kaubalaevastikus ei olnud seda moodi, et alkoholi tarvitati mere peal. Maa peale tulid, siis võtsid mingid moodi, restoranid käidi päris tihti. Aga et mere peal oli see alkoholid olid lukku taga ja ainult vanem tüürimees sai võtme. Nii et seda kaubalaevastikus ei olnud mingi. Millisel puhul sealt siis võtti käiku läks? Oi, see oli huvitav. 1. mai, riigipühad ja siis veel, kui oli sünnipäev, siis sünnipäevas anti ka, tavaliselt anti veini, et sul on sünnipäev, et sulle ühe veini või 2 veini, et sa saad koos võtta. Aga kui sa räägid nende tähistamisest, siis üks huvitamaid oli Hispaanias, San Sebastianis oli 1. mai ja siis oli seal see diktaator Hispaanias ja tema pani laeva vahtima valvesse 2 karabineeri või 2 sõdurit peale meie vahi niimoodi. Kui 1. mai oli, siis meie hakkasime tegema lauva ja niimoodi kõpst tuli need meie juurde sööma ja sõbrad niimoodi. Läks, ma ei tea, 2-3 tundi mööda, tuleb jälle rõttaga vanem, velpevel
kõrgem asjapulk, paneb ratta ära, tuleb üles samuti lauda ja läheb veel tund mööda, sõidab auto ette, tuleb polkovnik mingisugune naisega ja lapsega, tahab ka siis pidu pidada. Vaat oli, muutis päris kõvasti pilti selle tolleaegsest, et Hispaanias on diktatuur ja käisime San Sebastianis, ilus linn, nagu ikka Hispaania. Ei olnud seal mingisugust suurt diktatuuri, nagu meile püüti tookord ette pilti maalida. Aga ma arvan, et eks ta ole praegu umbes samamoodi, et paljudest maadest maalitakse meile ette pilt niisugune, aga kui sa lähed ise vaatad, on hoopis midagi muud. Sageli ongi jah, et inimesed on ju ikka inimesed igal pool, kus aga lähed. Aga nüüd seal ikkagi nende laevade peal juba oli töökeel, oli vene keel ja või oli et oli seal näiteks selle Vostok 5 peal seal eestlasi peale sinu oli ka veel? Merelaevanduses, Põhjamere laevanduses oli eestlaseid peale minu, ma arvan, kuskil 4-5 tükki veel, aga nad sõitsid teiste laeva peal. Saime kokku väga harvaga, me ajasime oma asja nii-öelda. Ja need meeskonnad olid ikka segameeskonnad selles mõttes, et põhilised olid vene rahvusest, siis olid Ukraina rahvusest, kõikidest Nõukogude Liidu rahvastest. Olid siis, tähendab, kas madrused, tüürimehed, mehaanikud, vahet rahvuslikku küsimust ei olnud. Nüüd aga ametiredelist, kui rääkida, et ega sellist kooli ei ole, kus õpitakse kapteniks. Et sa tuled sealt välja, sul on kapteni pagunid, et sa tüürimehena hakkad minema ja kuidas sinul see, kui kiiresti see arenemine käis, need sammud? Tavaliselt on niimoodi, et iga aste, ma hakkaks niimoodi peale, et meremehe elukust on sellest hea, et sa ei ole kogu aeg ühel tasandil, sa saad kogu aeg kõrgemale ja kogu aeg saad paremaid palkasid ja tingimusi kuni kaptenini välja, nii et sul on stiimul, kogu aeg on sul stiimul. Peale 2-3 aastat saad 3. tüürimeheks, teiseks peale 2-3 aastat saad vanem tüürimeheks. Nii et kuskil 3-4 aasta tagant võisid need siis järgmised etapid tüürimeestel ja mehaanikutel saada, aga siin tuleme jälle selle suure juhuse juurde. Näiteks kui juhtus midagi, et kas keegi ei jõudnud laevale väljasõidu ajal õigeaegselt või jäi haigeks, siis sa said tema koha endale. Mul niisugust varianti ei olnud, et Põhjamere laevanduses sõitsin teise tüürimeheks välja ja siis vahepeal põikasin sisse kalurite juurde, Virtsukalurisse, seal siis vanem tüürimees ja kapten natukene aega. Ja kui me siis ja laeva nimi oli huvitav Iceberg, jäämägi, me tegime preserve, need olid, vürtsikilud, mis on väga hea kaup ja ma sallin neid vürtsikilusid siiamaani. Et ei ole niimoodi, et vabariigi aastapäeval võtad kilu ja puhastad ära? Ma otsi on nüüd ja õndsus ei ole. Kui sa seal päevad läbi teed, me tegime kõige rohkem, oli 1,5 päeva. Seal need preservisid, aga palk oli hea, palk oli kuskil 3-4 kordne võrredes maameestega. Ja kõik see kilu siis ta püüti ja tehti seal samas laeva peal siis nagu valmis? Jah, oli siis tsehhis oli siis need seadmed ja iga seadme taga oli siis meeskonna liige, ainult vahis oli kapten üleval, kes valvas siis selle ajal, et olukorda, aga kõik pani tööd tegema, et läks kiiremini, saaks toodangu pealt palka. See kilu püüti peamiselt siis kust? Baltimerest, Baltimere kilu puhas ja kui trümmid olid täis, siis tulime kas Haapsalusse või Virtsusse, laadisime autode peale ja see tootmisliin oli siis laeva peal ju? Jah, tootmisliin iga laeva peal. Me mäletame ju siin maainimesed, mäletavad ju küll Vene ajast, et ükskõik kus oli kalakombinaat, et siis seda lõhna oli
oli küll, kuidas laeva peal oli siis? Laeva peal oli puhas, seal olid, kui läksid reisi, siis maitseainet, suurt kotti, 3-4 suurt kotti, maitseainet läks vürtsikilule palju. Noh, terve telusiga täis ühte topsi ja siis ja et see laevas meeldiv lõhn, maitseine lõhn oli. Aga siis laevapere sai seda kilu ka vist ikka süüa ka, et pakuti? Olid, tähendab, pikaajalised kalapüügilaeval sõitjad, neile meeldis, nad olid harjunud selle kalaga isegi niimoodi, et võeti elus kala, panti vürtsi peale, võeti 2 topsi, lükati topside vahel edasi-tagasi, sakutati ja siis lasti suunurgast alla. Mina seda muidugi ei tea, mismoodi niimoodi saab. Esimest korda võis siis ütelda Lembit Põld, et nüüd ma olen kapten, siis millise laeva peal see juhtus? See oli sellesama icebergi peal, et ma sain natukene sõita, aga kolhoosil oli vist kitsas käes, me olime hästi töötanud ja palju sissetulekut, aga kuna ta oli põhimõtteliselt keskmine traallaev, ütleme seal, no pikkusel kuskil 70 meetrit, anti Poolasse, saadeti Poolasse, pukseeriti naeladeks. Ja nii et minu laev lõpetas naeladena. Igal pool Poolas ja üle maailma on neid siis löödud majaseintesse ja katustesse. Ja on laiali läinud. Aga kuna see kapten jäi suht pisikeseks, kui nii öelda, ja ma ei võtnud seda tõsiselt. Ma teadsin, et ma olen nagu nii varsti ära. Vahemärkusena. Me teame, et inimestel on kasulik vahetada töökohta kuskil 5, 6, 7 aasta jooksul, sest siis justkui on vaja uusi väljakutseid ja nii ongi. Et kui möödub meresõidust kuskil seal 7, 8, 9 aastat, siis hakkad tundma, et ei taha. Ja aga inertsi tõttu edasi teed. Aga, kas siis ma eelselt laeva vahetada või üldse eluala? Ja tavaliselt, kui midagi eraelus ei juhtu, siis laeva ei vahetatakse laeva või sõidetakse edasi kuni kaptenini välja, ütleme seal 15, 20, 30 aastat. Aga kui eraelus või mingid muud, näiteks naise võtt on, vaja on naist võtta lõppude lõpuks, kaua sa sõidad. Ja minul juhtus see, et naise ma võtsin Tartust. Tartu tüdruku. Tuli meresõitmine maha jätta. Mul oli selleks ajaks juba raha kogutud ja mul oli auto Žiguli Lux olemas. Nii et igatpidi maal oli tore olla. Meremees teab väga hästi, et tekib moment, kus sind enam ei huvita, mis väljas parda taga või sadamas toimub. Sa ei lähegi enam uuesti vaatama. Sa oled Londonis 20 korda käinud või 15 või 10 korda või midagi niisugust. Et enam ei ainult tööasjad. Ja noored nemad jooksevad ikka alati ikkagi suure hooga maale, nagu ikka, ja vanemad mehed istuvad juba laevas. Ja midagi niimoodi võiks öelda, et kes on uus ja värske, seda ikka näha neid uusi olukordasid ja uusi rahvaid ja uusi maid. Ja kui sa oled seda järjepidevalt 7, 8, 9, 10 aastat näinud, siis tekib niisugune mitte eriti soov jälle uuesti vaadata seda, mida sa oled juba 10 korda näinud. Ja kui me nüüd naise võtmisest räägime, et siis on kindlasti ka naisi, kes on nõus sellega, et meest pool aastat ei ole, aga suuremas osas vist mitte. Kuna ma meresõites abikaasat ei omanud, ma ei oska eriti kommenteerida, aga võib arvata, et tavaline seal on ka oma romantika tegelikult, et kui laev tuleb sadamasse, siis üle 2 kuu, üle 3 kuu laev tuleb sadamasse, siis tulevad daamid peale, naised tulevad peale, daamid. Ja nii kaua, kui laev on sadamas, siis saab koos meestega olla. Ja mida tihedamini saab sõita, aga see on niisugune huvitav valguses, nagu kõik, et meest minna vaatama.
laeva peale, kuidas seal kõik on. Ja, aga eks see käib ka päraspoole kindlasti ära tüütama. No, ma ei oska seda kommenteerida, võib arvata. Aga mis aastanumber see siis oli, kui Lembit sina selle suure vee peal sõitmis ära lõpetasid? See oli 78, kui ma tulin Tartusse. Siin oli Tartus, kui nüüd seda kooli juttu jätkata, et siin oli Tartus siis iga aasta kuskil 10 poisi ringis umbes, mis oli vaja välja õpetada. Ja kuna mul oli siis mereharidus, siis ma hakkasin, anti mulle võimalus seda, neid tundisid poistel anda ja ma seda nüüd olen siiamaani nii edukalt kui võimalik oma arust teha. Aga see jõelaevanduse vilgas elupilt, mis toona ju oli, et sellest sa võtsid ju ka osa? Jah, sai raketa peal sõidetud, sai siis liivapraamide peal sõidetud, sai puksiiri peal sõidetud ja sai siis tõukuri peal ja kõikide nendega sai proovitud, aga lõpuks ma vaatasin, et see asi läheb liiga nüridaks, et liivapraamiga rühkida edasi-tagasi. Norm on ees palju, kuus pead tooma mitu reisi edasi-tagasi. Ja siis leidsime Pauliga, see on endine merekooli Tartu osakonna juhataja, leidsime Pauliga, et peaks midagi tegema ja siis läksime õppima. Ja siis me saime kõrghariduse Sankt-Peterburgist ehk Leningradist. Ja peale seda, jah. See oli siis kuskil 78-80 või kui te Paul Koosneri? Paul Koosner, jah. Paul Koosneriga käisime päris palju kuni 85. kevadeni. 85 kevad, ilus nagu praegu päike paistab, buss jõudis Tartusse Leningradist tol ajal ja siis meil oli kool oli lõpetatud. Enne juba saime selle liivavedude pealt kalda peale selle mõttega, et mina olen siis ülemasetäitja laevastiku alal ja Paul oli siis ekspluatatsiooni annaga juhataja. No, niimoodi umbes oli. Palju neid laevu kõik võimalikke siis hinnanguliselt Tartus siin sisevetel sõitis? Ma isegi mõtleme selle peale, no kuskil 20 ringis, ütleme reisilaevasid kuskil seal 7-8 ja ligi 10 ja praamisid ja tõukureid ja neid ka kuskil ligi 10, no 20 laeva võib arvata, mida võiks nüüd laeva nimetuse all mõista. No, kõigepealt ikkagi see üleminek sellest ookeanist, kus sul ei ole nädalate viisi midagi ei näe ja oled sellises oma sellises rütmis koos oma laevaperega, et teil on omad sellised kindlustunnet sisaldavad rutiinid ja et ega see üleminek nüüd ikkagi sellise väikese veeniidikese peale tulek, et milliseid emotsioone see tekitab? Mere pealt tulles sise vee peale sõitma, loomulikult sinu kogemus laevade peal on tunduvalt teistsugune kui siin väikeste praamide peal. Ja ega see eriti pinget ei pakkunud. Sellepärast ma püüdsingi seda järgmised ametikohad saada. Aga juttu oli siin vahepeal, et missugused momendid võiks olla elus hästi ilusad. Mul tuleb kohe meelde hästi ilus moment. See on siis, kui sa Hispaania juurest sõidad alla lõuna poole mööda Lääne-Aafrikat ja oled siis laeva tiival, pehme tuul tuleb otse sinu poole, aga ees on tuult ära juhtiv. Eend tuuleb üle pea ja sina oled seal. See oli niisugune tunne, et paremat ei ole. Ja niimoodi vaht järjest. Ja see oli niisugune, et sa teadsid, et nüüd on uued maad ja vähe kõigutas seal suvid, ei olnud seal midagi hullu selle koha pealt. Kõige pikem, mis kodust ära oli, on meeles täpselt, on kuskil 1,5 aastat. Ei olnud 1,5 aastat. Tallinnas ma mõtlen kodus. 6 kuud oli siis niisugune äraolemine, kus Itaalia
itaallane võttis meid Time Charterisse aja peale poolaastaks rendile justkui ja koos meeskonnaga ja me tõime siis Lääne-Aafrikast punast ja musta puitu. See oli siis 6 kuu pikkune äraolemine. Kui ma tulin Tallinnasse 1,5 aasta pärast ja läksin ajalehe kioskisse, siis ma pidin väga süvenenult mõtlema, et mida ma küsin. Et paluks rahva häält näiteks. Ja ma mõtlesin selle välja ja et ma küsin lehte. Ja mis oli veel huvitav tol ajal, et kõik need lehed eestikeelsed, mis Eestis välja anti, no ma ütleks, et vähemalt pooled, välja arvatud, ütleme seal kunst ja niisugune, tavaliselt rahvel, noortel, mis seal olid niisugused teaduslikud ja ka venekeelsed nauka ja niisugused, kui see postiljon tuli, siis tähendab laeva juurde sadamas, siis kõige rohkem oli neid pabereid põldlemitule ja kogu laeval ei olnud nii palju. See oli niisugune tore moment, sest hea oli lugeda eesti keelt ja Eestiga kursis olla. Kui sagedasti see postiljon siis jõudis? Iga kord, kui me jõudsime Nõukogude Liidu sadamasse, siis oli ka postiljonid olid platsis. Ja muidu lähedastega suhtlemine käis siis telegrammi teel või? Lähedastega suhtlemine käis, radist oli laevas, kui sul oli vaja midagi neile teatada või lähedased tahtsid meile midagi teatada, siis see käis läbi radisti, kirjutasid telegrammi oma mõtted ära, radist läks oma sellesse ja siis andis morse teel Tallinnasse ja Tallinnast tuli see telegramm ja viidi Türile, kui oli vaja. Nii et ei olnud. See käis kiirelt ikka? Jah, see käis kiirelt, isegi nii kiirelt, et tegelikult oli niisugune, et kõik telegrammid pidid, sisu pidi kapten teadma, et midagi kahtlast ei ole. Ja juhtus niimoodi, et me sõitsime mööda Seini jõge Roani ja siis mina olin roolis ja radist tuleb, annab mulle ümbriku. Telegramm TV. Võtsin telegrammi vastu, isa surnud. Seda ei ole mul tohti näidata. Seda ei ole ilus näidata. No kui inimene on laeva roolis, et siis... Ja. Aga võt niisugune juhtus ja siis sellega seoses ma sain siis lipata koju, kui me Tallinnasse jõudsime laevaga. Kui rääkida perekonna, siis oli mul ema ideaalne ja isal ka viga ei olnud, nii et ma olen väga rahul, et mul olid niisugused vanemad. Päris jutu algusesse tulles, et nemad selle meremeheks hakkamise või merekooli peale vaatasid siis kuidas? Niisuguste asjade otsustamine on õige jätta inimeste enda otsustada. Ma mäletan, et ema väga soovis, et põllulemps jääks Türile. No, sõpruskond ja kõik puhad siin, aga nad juhtus teisiti. Seda ma tundsin, et tema tahab, et ma jääksin Türile, aga juhtus teisiti. No nüüd, aga siis oli kuskil 78. läksite siis Pauliga või tulite juba koolist? 78. umbes me mõlemad, tema tuli kalurite juurest, kes püüdsid ookeanil kala Atlandil ja saime kokku siis Pauliga, tema oli Regata, ma ei mäleta, mis number, oli Regata 1, 2 ja 3, neil olid veel päris nimed, aga tema oli ühe Regata peal ja mina teise peal motorist roolimehena. See oli ka ebameeldiv, et ma tulen mere pealt ja motorist roolimeheks. Kontoris, Tartu Ühesadam kontoris istusid inimesed, kelle üldse ei olnud mingit ettekujutust, mis asi see meremehe elu või kes see on, ega ma ei ole solvunud, aga nad ebakompetentselt käitusid kui lihtsalt. Ja meid oleks võinud paremini ära kasutada Pauliga. Ja sõitsime siis seda Pihkva vahet raketaga ja saime Pauliga vist esimesel päeval Pihkvas
kui kevadel sõitsime, Paul oli ühe peal, mina teise peal ja tere, kaadriosakonnast öeldi, et lembid olemas ja Paul on olemas ja et üks on kalalaevastikust ja teine kaubalaevastikust ja niimoodi me siis Pauliga kokku saime ja see sõprus algas ja see kestis kõik need aastad. Me olime Pauliga hästi lähedased inimesed. Tema rääkis mulle oma muredest, mina temale on väga hea, et sul on keegi. Eriti meesterahvas, kellega saab arutada. Aga see ei tähenda, et me ei kakelnud. see kuulus asja juurde. Ja. Mille üle siis peamiselt? Ma ei kommenteeriks, aga oli isegi nädalaid, kus me ei saanud rääkida. Tema istus ühel pool lauda, mina istusin teisel pool lauda, siis kui olid mingisugused probleemid, millele olid erinevad vaated, kuidas neid läheneda, aga see on tavaline. See on tavaline. Peaasi, et hoitakse ennast, et üle ei reageerita. Hoitakse ennast tagasi. Peab olema endal pidur käes, et sa oskad tagasi tõmmata. Ei maksa üle reageerida, jah. Et kui me nüüd räägime merekooli elust, et mõned päevad veel, siis ongi 1. september käes, tulevad jälle rõõmsad ja elevil õpilased. Et neid, ega sellist sorti inimene sa ei ole, et nüüd oleks üles kirjutanud, palju sa oled neid siit vee peale saatnud, neid õpilasi kokku. Või on see number sul enam-vähem olema? Palju on siis koolis välja lastud, kui võtta arvesse, et 78 sai siia Tartu Jõesadamasse tuldud ja siis kõik need aastad, et mitte üle pakkuda, kuskil 200-250 maksimaalselt, ütleme 300. Jah, on ütleme neid inimesi, kellele on siis see siseveete juhatust antud, mismoodi sõita. Et merekoolil Tartus on ju oma kindel kohti olemas, et nende inimeste järgi vajadusi on, keda me ette valmistame. Ma ütleks, et meil on igas vanuses esindajaid olemas ja eriti meeldiv on see, et meie juurde on leidnud teega palju endiseid pehmete erialade esindajaid. Ka sina oled pehmete erialade esindaja. Leidsid ka meie juurde tee. See ei ole naljaks öeldud, aga jõe peal ja eriti mere peal on kord. Sa tead täpselt, mismoodi on, aga inimestel tegelikult kord meeldib. Et ei meeldi, et mulle kord ei meeldi. Kindlasti meeldib. Sa tead, et sinna võib, aga siia ei tohi. Ja, nii nagu suure laeva peal mere peal ju on niimoodi, et sa ei pea ju mõtlema, mida homme süüa, et kokk teeb ju. Kui toidust rääkida, siis laevade peal olid ainult restoranidest võetud kokad. Ja kui juhtus, et kokk ei täitnud omale pantud lootuseid, see oli tal siis viimane reis. Ma ühte niisugust kokka mäletan, kes ei saanud hakkama ja ära maha kirjutada. Aga muidu olid kõik restorani kokad meil ja toit oli väga hea laevad. Kui sa oled laeva pealt maha kirjutatud, siis sa lähed kaadriosakonda ja seal jääb märk. Ja sind võidakse saadeta kuskile teisejärgulise laeva peale, mis käib kabotaažis, see on oma sadamate vahel. Niimoodi võis olla, et näiteks pandi maha ja laev sõidab Valge mere sadamate vahel kabotaažis. Kui nüüd ikkagi sellest suure ilma peal ringi sõitmisest rääkida, et ega kas sa oma teenistuskäigu jooksul nägid, et on ka mõni selline 6-70 aasta vanune madrus näiteks olemas, kes ei olegi edasi liikunud, aga lihtsalt kogu aeg sõidab ja see talle tundub, et see sinu jutt sellest, et iga 6 aasta tagant peaks kuhugi liikuma, tema jaoks pole tähtis, ei päde. Ja. Väga kihvt küsimus. Loomulikult oli madruseid, eriti Pootsman, sa seitsid madrusena seal mitmeid aastaid, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ja olid vanem madrus ja puussepp ja said Pootsmaniks. Pootsman oli siis kõige kõrgem koht, kuhu sai siis selle madrusharidusega.
sõita, nüüd tuleme selle juurde, et inimese iseloom. Mul on niisugune, ma ise arvan, et on käsitu iseloom. Ma tahan ruttu teha. Hästi ruttu. Ja võib-olla sellest on tingitud see, et peab neid asjasid, aga teised on mitte käsitud, on pikema meelega. Jõuab kohale aega mööda ja ta jääbki sõitma ja sõidab rahulikult ja rahulikult. Talle eriti huvi ei paku, aga ta ei ole, sõidan. Ei juhtu midagi, väga hea. Kõik on olemas. Ja ma mõtlen niimoodi, et siin oleneb inimese iseloomust. Et ega see ei ole kerge oma teekondasi elus muuta. Ikka sa pead mingi, kas juhus või mingi suunatud mõju olema, et muuta oma teekonda. Mina muutsin oma teekonda, tulin mere pealt Tartusse jõe peale. No. Aga mõnikord ikka on niimoodi, et siiamaani veel, et näed unes kuskil mingit Aafrika rannikut või mõnda sellist sügav tumesinist ookeani mõõtmatut välja? Unes ma arvan ei näe eriti neid möödunud aegasid ja merega seoses, sest praegult võtab päris palju aega kooliga tegelemine. Mul eriti sinna poole mere poole sihikut ei ole, aga pildid sadamatest, inimestest, need on kõik olemas. Kes oli vanem tüürimees, kes oli kolmas, kes oli kapten, need on kõik pildid möödunust. Täpselt niimoodi. Albumis peas. Ja peale selle on veel siis muudest aegadest hulga fotosid jäänud alles. Sa küsisid, et kui pikalt keegi on sõidnud. Jah, Vostok 5, seal oli lõpuks päris kapten läks puhkusele ja teda tuli asendama, mis arvad, kui vana inimene. 82 aastane Pomoor, kohalik Valge mere äärest. Ja siis ma temaga sõitsin. Ja mees oli, tal oli teravust küll. Ta oli pikk, peaaegu 2 meetrit ja see on mul meelde jäänud. Ja tema oli 82. Ja tema oli 82. Aga ma ei pidanud seda erakordseks. Kapten läks puhkusele, tuli uus kapten, aga ta on 82 aastane. Ma arvan, tänapäeval ei lasta 70-setki enam kuhugi. No võt niimoodi on, aga jah, et selle elutööpreemia sina said ju, Tartu linn tegi väikese kummarduse ja ütles, et õppetöö ja õpetamise eest. Et kõige suurem tunnustus niimoodi mere peal sõitmise eest oli sul siis, mida seal siis üldse sai anda. Et ega peale palga ju ja auastme või ametiredeli tõusmise ikka mere peal muud ju ei ole. Ma ütleks, et kokkuvõtvalt ise see meresõit oli suur autasu. Et ma selle läbi tegin ja nägin, et niisugune tahk elul on ka olemas. Paljud ei satu sellesse olukorda. Nii et see on preemia mere pealt, aga et nüüd õpetajana anti siis 75. aastal, 75 aastaseks saamisel elutööpreemia Tartu linna poolt. See on väga lahe selles mõttes, et tõepoolest kõik, kes praegu siin laevadega sõidavad, on ikka minu juttu vähemalt kuulnud, mis ma räägin siin. Ja võib-olla ma loen niimoodi, et ma olen kaasa aidanud sellele, et laevad sõidaksid siin reeglipäraselt Emajõel. Kuid sageli sa üldse jõe peale nüüd veel satud, ikkagi hooaja jooksul mõned korrad kindlasti. Eelmine aasta ma sattusin, ma ei väga palju, ütleme 20 korda, tänavu aasta 2-3 korda. Praegult just rääkisime juhatajaga, et peaks poistele nüüd esimesel kursusel ka tegema esimesed sõidud, et nad saaksid selle tunde kätte, et pärast kui lähevad sõitma, et midagi teaksid sellest teha. Aitäh, Lembit, sellest, mida sa teinud oled. Aitäh selle eest, mida sa veel teed. Palju tervist, edu, rõõmu ja jõudu ja häid õpilasi. Suured tänud.
aitäh!